tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti! Ja tere ka minu poolt. Me oleme tagasi Ruumumi stuudios, mille üle meil on, nagu ma arvan, kõige suurem hea meel. Ja tegelikult vaatajatel ka, ma arvan. Kindlasti, jah. Et me olime vahepeal kodutud, aga see on okei, sest me jõudsime koju tagasi. Ja. Ma ei tea, kuidas sul tunne on selles mõttes. Kas tunned nagu ennast parem? Ikka, ma arvan... Pidi täna pea ära pesema, aga me kumbki ei teinud seda. Ja harjumatu on selles osas, et vaata, nüüd peab ennast sättima jälle hullult, on ju. Aga ei, kuidagi ikkagi nagu vaata hubaseks on siin saanud, et kohe tunned kuidagi, et on nagu õige asi. Ja. Täpselt. Ei, ma väga nõustun sinuga. Ja tore on olla jälle kohas, kus me nagu saame teha nii pilti kui ka heli, on ju, et kõik, kes nagu pilti vaatasid, siis me oleme ka tagasi, et te ei pea seal Spotify's vaatama praegu, kuulama praegu. Te võite ka YouTube'i minna, Spotify's vaadata, et meil on nagu platvorme küll. Et see on väga äge. Just. Vaata ei oskagi rääkida millestki, on ju. Pole ammu siin olnud, aga tegelikult meil on ju teema ka täna olemas. Ja me räägime võib-olla üleüldisemast kollasest meediast või sellisest, et mis on olnud viimasel ajal või üldse meie arvates uudistes midagi sellist, mis on meie tähelepanu kütnud, kas halvas või heas mõttes ja mis me nagu arvame näiteks mingitest artiklitest, mis on kirjutatud. Et ma peamiselt ise vaatasin Kroonikat. Okei, ma vaatasin mingi kokku igalt poolt ja mis oli kuskil mälusoppides. Eks ole, mul on lihtsalt see, et mul on Delfi tellimine, aga mul Postimehe enam ei ole, on ju. Ja siis vaata, ma ei saa enamus artikleid lugeda. Ja mul oli ka seda probleemi. Aga mingid asjad ma võtsin ka täitsa nii, et nagu ma ei ole süvenenud, mis ja kas uudiseid on tehtud, aga nagu lihtsalt mingid siuksed põnevad asjad, mis on meil nagu toimunud ja mis enam-vähem võiks sinna valdkonda nagu minna. Ei, väga mõistlik. Üldse, mis nagu juhtunud on võib-olla sellel meelelahutusmaastikul. Just. Aga enne kui me selle juurde lähme, ma tahtsin veel tänada ka meie Värska Velli, kes meid ikka sponsoreerib ja võib-olla nagu siin algus on hea kohe öelda, et teie jää ka tühjade kätega, sest meil tuleb loos. Ja üle pika jälle anname midagi teile ja läheb loosi siis Värska Velli üks blokk meil Aloe Vera maitset, et tasub minna meie Instagrami vaatama. Jah, täna juba läheb loos ülesse ja me seal alga ilmselt näete, millal see ära lõpeb, me pole veel otsustanud. Aga päriselt mega head joogid, joome ka mõlemad vabal ajal, nii et ei ole siin nagu mingit sahker-mahkerit. Nii et väga soovitame sellest loosist osa võtta ja võib-olla saate jõuludel terve ploki Värska Velli. Just kogu perega jagada. Täpselt. Aga lähme siis teema juurde. Ma ei tea, võtame nagu äkki artikli kaupa, et rõhutan ka, et see on meil täiesti nagu arvamusrubriik on ju, et me ei ole siin mingid teadurid, kes räägivad tõtt. Ja, et me ei tee täna mingit meediaarvustusi või mingid erialaseid asju. Me lihtsalt seda uudise sisu võib-olla. Aga ma ei tea, kas sul on kohe mingi esimene, mis su silma nagu küttis? Ja, tead, ma võin alustada mingis mõttes ju kõige aktuaalsemaga, kuigi selleks hetkeks, kui siin välja läheb, siis juba on see natuke aega eksisteerinud, aga ma tahtsin rääkida sellest, et vaata, meil on Eesti esimene see Creator House nii-öelda, ehk siis sisumajast. Ühtegi minu arust hetkel veel uudist ei ole toimunud, aga Delfi seal vist oli kohal, on ju. Delfi oli kohal, jah. Ja et lihtsalt minu arust see, et meil nagu on midagi sellist, on selles mõttes nii äge, et ma tunnen, et see nagu mingi sisuloome maastik teeb mingi väga suure hüppe Eestis või et siukseid asju on... Nagu ellu ka veits. Ja, et siukseid asju on nagu hakanud toimuma, ja üldse minu arust, kui ka see kõrvale jätta, siis on nagu näha, et kuidagi toimub mingi upgrade, on ju, et enam ei tehta nii, et kõik teevad täpselt sama asja või mingit siukest kodukootud asja, vaid päriselt minnakse välja ja tehakse koos midagi suurt, on ju. Ja kusjuures eile õhtul oli see livestream, ma vaatasin esimene, on ju, ja siis ma vaatasin ka, ma sattusin TikTokis, nad tegid vist TikTokis ja YouTube'is ja siis ma sattusin nagu hästi lambis sinna peale ja ma vist mingi pool tundi vaatasin ja siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, et kas see on nagu väga hea kokkumäng, et selles mõttes, et kas sa päriselt kujutad ette, et seal elavad need kõik kogu aeg või? Ma mõtlesin ka selle peale muideks. Et äkki neil on mingi süsteem, et nädal aega elame, teeme tööd ja siis mingi 2 nädalat ei ela seal, on ju? Ma ei kujuta ette, jah, sest vaata seal on paar ka. Jah, seal on paar ja seal on ka nagu alakas üks, on ju, et kuidas nagu ta vanemate puhul see toimib. Seal on nagu hästi palju küsimusi mu peas ka. Või kuidas see nagu... Aga samas mulle tundub, et nad elavad päriselt seal nagu...
ei nagu see on nii kummaline, sest alati öeldakse, et ära koli kunagi kokku oma parima sõbraga. Ja siis ma mõtlen, et seal elab neid vist mingi, palju nüüd seal elas, 7 või? Neid ikka on seal, jah. Umbes, ütleme siis mingi umbes, nii ma ei mäleta, on ju. Ja te elate seal kõik kogu aeg koos. Te teete kogu aeg sisu. See nagu see ei kõla nagu nii, et see lõpeb hästi. Vaata, kõik need USA need YouTube house'id on alati läinud nagu suure pauguga. Ja alati läheb midagi metsa, on ju. Et see on nii huvitav, aga see on mega äge. See põnev on jälgida, et mis seal siis nüüd nagu toimub või mis see nagu eesmärk siis sellel kõigel nagu on. Et no ma ei tea. Ja no vaata, siin eks tuleb ka see mängu, et nagu inimestel on, siis tegelikult me ju tahame näha seda, et seal tekiks mingi draama ja mingi, et noh, ma arvan, ükskõik kuidas see nagu välja mängib nende jaoks, see on tegelikult nagu kasulik, jah. Aga noh, mu kutil näiteks oli ka esimene lause kohe, et mis sa arvad, nüüd kaua läheb aega, et neil mingi draama tekiks? Ei, no tõesti või noh, kuidagi ma ei tea, ikka nagu elukorralduslik poole pealt lihtsalt, kellele meeldib nõustut pesta, kellele ei meeldi, vaata. Kui inimesed elavad kõik nii erinevalt, et see lihtsalt nagu seal peab olema mingi ebakõla, vaata. No ma ei usu, et ei ole, vaata. Plus neil on hästi suur see maja, on ju, eks sa pead kogu koristama. Ja siis ma mõtlengi, et võib-olla tegelikult nad ei ela seal kogu aeg. Sest et sorry, kui ma oleksin suhtes inimesega, kes on ka sotsmeedia tegelane ja me lähme koos elama sellisesse majja, siis kuhu jääb meie nagu privaataeg? Kas me siis olemegi nagu sõbrad või? Ma mõtlesin ka kohe selle peale, et nad seal laivis vaata näitsid, et see Gossipi nagu tuba on ju. Kas see paar või? Jaa. Seal oli vaata neil sein vist siuke, et see nagu pidi läbi kostma üle terve maja, on ju, et mingi niimoodi poolik sein. Siis ma mõtlesin ka kohe, et kui ma oma kutiga nagu siukest toas, nagu ma ei tea, kas ma tahaks elada siukest toas nagu. Mina pekki reaalselt, see on mu esimene küsimus, et kuidas see nagu töötab ja sellepärast ma nagu veits arvan, et see on mingi skeem natuke, et nad kogu aeg ei ole seal. Sest ma mõtlen, okei, ma ei tea, kas see sama paar, ma ei tea, ma ei jälgi neid üldse, on ju. Kas neil oma korterit ei olnud või? Oli küll minu arust. Et mõtlegi, mis nagu nendest asjadest saab, teatud kõik nagu sinna paika. Aga noh, vaata, ma arvan, see hästi suur pluss ongi nagu see, et sa saad nii noorena on ju olla mingis siukses mansionis põhimõtteliselt, on ju. Et noh, eks mul käis ka vaata korra vaatad seda, mõtled, et siukses majas saaks elada, vaata kellega koos. Aga ma arvan, et nagu see ongi täpselt siuke asi, et mingi 6 aega maks on tore, on ju. Siis nagu enam ei ole tore. Ja või siis kuidagi nad tõesti oskavad selle nii hästi enda jaoks seal tööle panna, et nad ongi nagu, et see ongi nende töökoht. Saad aru, et nagu, et ei võta seda kui elukohta, vaid kui töökohta. Ja ka variant, jah. Väga huvitav ja ma nägin, et Delfi oli seal kohal, on ju, et ma väga ootan, kui see, ma ei tea, kas see uudis on juba välja tulnud või ei ole? Minu arust ei ole. Ma ei näinud vähemalt. Täitsa video nagu selle kokkuvõtte, on ju, et kes seda laivi nii-öelda ei vaadanud või ei viitsi sealt YouTube'ist järgi vaadata, on ju, siis kindlasti mingi vaadake seda Delfi asja, ma ei tea, kui hea see on, aga mingi ülevaat saab ikka vaata. Ja ma arvan, päris põnev üldse, nagu põnev nüüd kätt pulsil hoida, mis seal toimuma hakkab siis. Kus see idee nagu alguse sai? Ma arvan, eks nad võtsid inspiratsiooni välismaalt. Ja muidugi. Aga just vaata, et seal on nagu hästi kindel seltskond, et just kui ju mingid inimesed jäeti nagu välja, on ju. Et nagu seal võib nagu, noh, ma mäletan, kui nad tegid intervju selle Sydneyga, siis talle see Chris Boyce või kes see oli, ütles ka, et Sydney, mäleta, ma tegin sulle ka selle pakkumise kunagi või midagi. Et nagu mis seal nagu, kellele veel need pakkumised tehti ja kes lõpuks olid siis nõus tulema ja kellele ei tehtud üldse pakkumist, vaata. Et nagu seal ka nagu... No juba vaata ka see, et näiteks nii-öelda soolalõivaks, mis neil seal oli, on ju seal laivi ajal, et juba sinna ju see, et kes kutsuti ja kes ei kutsutud, et noh, sa paratamatult hakkad seal mingeid sildu põletama, on ju. Ja hästi kindel seltskond oli kohal, vaata. Nagu kõiki teadsid, on ju. No kuigi mul juba on mingid siseinfot, et ma tean inimesi, keda kutsuti, kes nagu ise ütlesid ära, on ju, ja noh, et seal kindlasti oli ka nagu laiem ring, ma arvan, keda kutsuti, on ju. No vot. Aga no igatahes põnev, ma just nagu selles mõttes ka, ma arvan, noh, seal võib olla seda kokkumängu, et mul on näiteks Kanadas üks mu lemmik YouTuber, kellel ongi nii, et tal on nagu, no hästi pikalt oli nagu ta enda maja ja siis oli see nii-öelda content house, kus ta käis nagu filmimas, on ju. Et noh, selles mõttes siuke muster on ka päris levinud välismaal, on ju. Et selles mõttes ma ei imestaks, kui nad teevad seal lihtsalt sisu, on ju, ja tegelikult elavad mujal. Plus neil on kõikidel, vaata, mingi madratsid seal maas, on ju, ja nad küll ütlesid, et varsti tuleb see mööbel, on ju, aga nagu
võib-olla neil ongi see, et kui saavad, siis saavad, kui ei saa, siis saavad, et me niikuinii ei ole siin kogu aeg. Ma ei tea, noh, kuigi nüüd neil, ma saan aru, Essa video pidi olema see, et umbes kes kõige viimasena magama jääb, on ju, noh, et okei. No ja iga nädal hakkab siis content'i tulema, nagu ma aru sain. Jah, selles mõttes on põnev, et nagu vaatajana ma olen nagu, mul on nüüd nii palju asju, mida vaadata nagu. Üks asi jälle juures nagu tore ausalt, et Eesti YouTube veits nagu kasvab jälle. Ja, see on äge. Et väga äge. Igatahes selle me kiidame heaks, ma arvan, üldkokkuvõttes. Jep. Minul näiteks esimene uudis on siis esimene teema, millest ma inspireerusin uudistes on siis see, et meie jaoks täna õhtul, aga teie jaoks siis nädal tagasi oli siis see näosaate finaal. Ma ei taha spoileri. Ei, spoilerid ei saagi ju, me ei tea ju selle pärast. See on täna õhtul. Tead, ma olen maas mingi 2 nädalat vaatamistega. Ma olen seda vaatanudki. Okay, ühe saate vist oleme kaks. Aga just see nagu hästi huvitavad artiklid on selle kohta tulnud, et finaali sai ju 4 naist. Selles mõttes, et see on ju igal pool internetis juba olemas ja kuidagi ma mäletan hull nagu draama läks selle ümber käima, et nii paljud inimesed, kes nii-öelda väärisid seda finaali kohta, jäid välja. Ja siis tulid need netikommentaatorid ja siis hakkasid inimesed meedias ütlema, et kas teile ei meeldi, et naised said finaali, et kas teil on midagi naiste ja vastu. Minu meelest see point polnud kunagi selles, et naised nagu, et võtke naised maha vaata. Vaid see oli pigem see, et ma näiteks ise nende 2 saate põhjal, mis ma vaadanud olen, on ju, ütleks ka, et näiteks see Mikk Saar, on ju, et ta nagu tohutult meeldis mulle ja ta oli nagu nii tugev nagu igas rollis. Et tõesti ma tõstaks ta üle mõne naise, kes seal oli. Ja nagu ma ei tea, kas need 4 naist, kes sinna finaali said, õigustasid kõik ennast selles finaalis, on ju, aga see on puhtalt minu arvamus. Ja siis tuligi näiteks siuke artikkel, kas läheb täppi, Kroonika lugejad panid paika, keda nemad näosaate hooaja võitjaks ennustavad. Nii, ja ma ei ole seda isegi vaadanud veel. Vaatame, kas sul on mingi aindus? Selle Saara Nüganen, Katri Voorand. Ma arvan, et Voorand. Ja siis Ann-Marlen. Ma arvan, et Voorand võitis täiega rahva südamed nagu. Või siis Ann-Marlen teise variandina. Nii, vaatame. Nii. Laupäevase õhtu seisuga selgub, et kõige kindlamaks peetakse Aalika Miilova võitu. Tema päevdis Kroonika lugejate hääletusel 33% kõigist häältest. Ma rohkem seda edasi ei loe, sest minu meelest on tasuline artikkel. Aga ma pole hullu tegelikult, minu meelest suuliselt ikka arutada. Loodame. Aga tead, minu meelest on väga kummaline ja siis tuli ka mul teine siuke huvitav artikkel sinna kõrvale, mis seostus sellega, et Hendrik Norman ütles näosaate kohta, et kohtunikud ei saa ise ka aru, mida nad hindama peavad. Mis on 100% minu arvamus. Sorry, aga kogu see kohtunike idee seal on nüüd nii mõttetu. Rahvas hääletab tehniliselt. Kohtunikud annavad punkte, on ju. Saate siseselt vist rahvas ei hääleta, on ju. Siis hääletavad kohtunikud ja nad ise. Ma ei tea, kas finaalis. Ja finaalis on rahvas. Aga lihtsalt see point, nagu kui sa kuuled, nagu mulle väga meeldivad nagu need kohtunikud. Mihkel Raud on minu meelest üks ainsad, kes täidab oma kohtuniku rolli niimoodi, et ta ütleb ka halvasti. Et nagu kui sul ei läinud hästi, siis sa ütled seda. Siis oli Liis Lemsalu ja Märt Avandi, on ju. No Märt oli ka selline, kes ütles nagu nii ja naa, on ju, et noh, et ta kuidagi ümber nurga vaat, et sa ei taha halvasti olla. Aga nagu oli Liis Lemsalu ja Tanja Mihailova, ma mäletan. No need ajasid lihtsalt täielikult, kuradi mullis on suust välja ja ma lihtsalt mõtlesin nagu, et miks me nagu raiskame seda eetriaega nagu see üks asja peale, mis ei ole nagu konstruktiivne tagasiside, see on lihtsalt see, et oi, sa oled nii nunnu ja nii äge. Aga kusjuures mina olen just see, kes nagu on see teine äärmust, hästi palju on see kohtunike teema kriitikat saanud see aasta ja üldse on ju. Aga mina näiteks pean ütlema, et see on just mu lemmik osa sealt saatest. Ma võiks nagu kõik need äktid vahele jätta, aga mulle nii meeldib kuulata seda tagasisidet nagu. Mulle meeldib ka siis, kui see on päriselt nagu hea tagasiside. Et kui nagu näiteks Mihkel Rauda, ma väga ootan. Märt Avandil oli ka siuksed huvitavad ütlemised vahepeal. Aga just need külaliskohtunik vahepeal ja siis Liis Lemsalu nagu nii ebavajalik või nii häirib, kui kohtunikud hakkavad rääkima mingi selle artisti ja enda vahelisest mingi minevikust. Mäletad, kui me kunagi seal, ma ei mäleta. Ma ei
vaata nagu. See on fair point. Või see Hendrik Normani nagu kommentaar, ma ei ole seda artiklit lugenud, on ju, aga see pealkiri, kas siis, et nad ei saa ise ka aru, mida nad hindama peavad, et kas nad hindavad nüüd seda, et me oleme sõbrad ja me ei taha kunagi tülli minna, kas nad hindavad seda, et ma päriselt ütlen ausalt sulle, kuidas see oli, või üldse midagi muud, on ju, või kas me hindame nüüd laulmist, sest et sorry, minu meelest see saateformaat on tegelikult ebaaus, sest et kui sul tuleb Alika Miilova, ta laulab kõik rollid ära. Versus sul tuleb mingi, ma ei oska näidata praegu tuua, on ju, Mihkel Raud eelmine hooaeg. Ta ilmselgelt ei laula neid kõiki asju ära, on ju. Ja siis neid nagu võrreldakse või näiteks Kohver, on ju, kui ta praegu teeb mingeid naisi. Siis mingi, kas sa tulid üldse välja? Ilmselgelt. Mida sa otsid? Või mida me siis hindame, kas seda, kui palju artisti ise areneb või seda, et kuidas me võrdleme nüüd omavahel, vaata. Et natuke nagu midagi on paigast. Eks seal see miinuskoht on jah, vaata kõige rohkem, et need nagu žüriiliikmed tunnevad nagu tõenäoliselt isiklikult neid kõiki, on ju. Ja siis nagu paratamatult tekivad mingid siuksed kallutatusasjad sinna, on ju. Ma nii palju süvenesin sinna artiklisse, et tegelikult seal oli isegi huvitavalt minu arust, et see artikli pealkiri jättis mulje, et kõik on mingi Hendrik Normani mõtted, on ju. Aga tegelikult seal oli nagu artiklis sees mingid teised, kes nagu arvasid mingeid neid asju, on ju. Et noh, seal see nagu žürii kallutatus oli mingi pillepürgi välja öeldud asi tegelikult. Ja vot seda artiklit vist eraldi ka olemas täitsa. Ja noh, tema näiteks tõi ka välja mingi, et tema meelest žürii eelistas alati Alikat ja Voorandit, on ju. Noh, mida mingis mõttes ma nagu näen, aga noh, ma ei tea. Eriti Mihkel Rauale minu meelest väga meeldib Alika. No jaa, seda on, aga ta ütles ka mingi üks saade, et mingi nagu ta enda tütar või midagi sellist, et noh, ma ei tea. Aga mis mulle muideks selle artikli puhul jäi silma, oli see, et Norman arutles seal vaat selle üle, et kas nagu, et mida see rahvas sellest saatest ootab, et kas parodeerimist või imiteerimist, on ju. Ja noh, tema seisukoht oli see, et rahvas tahab nagu seda nalja ja parodeerimist, on ju, nii-öelda ülevõlli asja. Ja samas see oli koht, nagu, millega mina ei olnud üldse nõus, sest et nagu, kui mina vaatan neid nagu paroodianumbreid, mis seal tehakse, siis nagu mul on see tunne, et nad on enamik ajast nagu siuksed nagu huumor, mis jäi mingi 10 aasta tagusesse aega, vaata. Et mulle kuidagi just nagu meeldivad need numbrid, mis on nagu hästi sarnased nagu sellele tegelikkusele ja siuksed nagu tõsiselt tehtud. Mul nii oleneb nagu etteastest, et kui ongi näiteks mingi Marko tasane, siis mulle meeldib see, kui veits üle võlli läheb, et see on nagu naljakas. Siuke, et ta peab olema professionaalselt tehtud naljakas, vaata, mitte siuke, et sa oled labasaks, et see piir on nii hägu. Aga jällegi, mis minule nagu ei meeldi, on need mingid ooperinumbrid nagu. Nagu me saame aru, kui Alika laulab ooperinumbrid, ilmselgelt ta teeb mega hästi, kui Kadri Voorand teeb, ta teeb ilmselgelt väga hästi, et see ei ole minu jaoks üllatus. Pange ooperid laulma Kohver. Noh, ma tahaks näha, mis ta teeb. Aga talle antakse mingi naine, kes seal põrandal aeles, vaatame, mäletan, mis number see oli, on ju. Et nagu kuidagi, ma ei tea, see niikuinii on ette teada, ma arvan. Mis sa arvad, et nad seal koha peal keerutavad seda? Ei, nad valivad ise suht kindlalt, ma arvan. Nad valivad ise väga kindlalt need artistid, keda nad teevad, mis on juba nagu siuke, on ju, et hästi huvitav kokkusattumus oli see, kuidas Mikk Saar tegi Tanja Mihhailovat. Polekski arvan. Ja vaata, see on tegelikult nagu minu jaoks kõik need muud asjad selle saate puhul, mis kriitikat on saanud savi. Aga millega nagu see hooaeg ämbrisse astuti on see, sorry, te spoilisite nii ära selle, need inimesed valivad ise endale need parodeeritavad nagu, sest seda ei saa enam ilmselgemaks teha nagu, et see aasta lihtsalt nagu, noh jah, nad mängivad seda mängu seal vahepeal, et mingi täitsa võõras artist, polegi kuulnud, on ju. Võib-olla nad valivadki vahepeal, nagu peavad valima mõne sellise, on ju. Aga nagu, kui te valite seal vahepeal, noh ongi selliseid, et sa valid enda eks-naise, siis nagu, no miks ei tulnud kellelegi teisele neist kõigist, noh loogiline, et sa valisid ise selle, on ju. Pluss see punktide andmissüsteem üksteisele on ka nagu midagi on seal nii lappes lihtsalt. See hooaeg tehti paremini. Eelmine hooaeg oli niimoodi, et igaüks võitis ühe saate. Kuidas? Ja ei. Nagu, miks te nagu teete nii? Ja need asjad on värvi, jah. Ja pluss kohtunike punktid ka, on ju. Kõik läheb kuidagi nii ühte auku alati. Kuidagi me kõik arvame täna nii ühtemoodi. Aga kas sa oled süvenenud sellesse, nagu, millal need reaalsed salvestused toimuvad ja nagu mis ajavahemikes või? Need on mingi mitme päeva jooksul ja need olid mingi mitu kuud tagasi.
Enne kui saade algas, ma mäletan mitu kuud enne seda Liis Lemsalu pani enda story's, et üliägedad võtted algavad. Ja siis kestid mingi 3 päeva, ma ei tea mitu päeva vaata järjest on ju. Ja siis oli väike paus ja siis olid veel mingid. Aga need tehti nagu ammu ette ära juba. Ei seda jah. Ma jäin lihtsalt kuidagi mõtlema, et mingi saade, mida ma nüüd järgi vaatasin, siis keegi ütles seal mingi siukse lause, mis tekitas muist nii suure kahtluse, nagu see asi oleks toimunud mingi aasta aja jooksul. Ja siis ma jäingi mõtlema, et nad ise vaata hullud mind kogu aeg räägivad seal, et kuidas siis on nii kiiresti mingi valmistuda nädalaga. Aga ma ei usu enam seda ka, et nad ainult nädal aega valmistuvad 9 numbriks nagu. Kusjuures see on päris hea mõte tegelikult. Jah, kui me hakkame nüüd mõtlema ja nad salvestavad ju järjest saateid. Kui huvitav. Nagu hästi kahtlane ja nüüd mul on see sportlik huvi täiega nagu järgmine kord jälgida, et millal need nagu reaalsed salvestused on, kui saab minna vaatama, sest et see ütleb päris palju ära, aga ma ei ole nagu süvenenud varem niimoodi. Jah, aga ei tea, kas tuleb rohkem see juubelihooaeg? Ma ei tea, ma arvan tuleb, sest et nagu ja eestlased vaatavad ja nii palju seda. Jah, okei. No selge, ühesõnaga see sai ka arutatud. Kes ta näotud võidab? Me küll teame seda juba siis, kui see välja läheb, aga lihtsalt puhtalt. Ja see mõttes. No ma nagu tahaks uskuda sellesse, et Kadri Voorand võiks võita, sest et ta on nagu minu arust ainus, kes on nagu päriselt nii sisse läinud nendesse numbritesse, aga ma kardan natuke seda, et nagu seda ei hinnata. Või et seal on mingid muud asjad. Ma arvan, Alika Miilo võidab puhtalt sellepärast, et ta kuidagi on nendest kõige rohkem võib-olla meediapildis aktuaalsem. Jah, ma arvan ka, et seal hakkavad mingid siuksed asjad mängima rolli, mis nagu ei peaks mängima, aga jah. Aga nad alati mängivad. Jah. Selge. Võtame järgmise, jah. Nii. No nii, nüüd meil on siin, me jõuame nagu selle elevantini ruumis natukene, et väga paljud need teemad on seotud meie selle nii-öelda koorekihiga, ütleme siis niimoodi, meelelahutajate koorekihiga. Ja esimene neist teemadest on siis BSH sukapüksid, mis ma panin. Aga ütleme nii, et seda inimest tuleb veel mu teemades siin ja teisi sarnaseid ka, aga jah, see on nagu hästi huvitav siuke teema olnud, mida ma olen siin jälginud. Ja just selles kontekstis minu arust, et vaata kõigepealt hakkas Mallukas jagama selle kohta, et vaadake, mis bränd see siis on, millega koostöös ta tegi need sukad, on ju. Ja ma just otsisingi seda screenshoti, aga kurat, mul ei olnud seda screenshoti, see oli minu meelest private stories ka mingi asi. See oli mingi That's It oli see bränd, millega ta tegi. Ja minu jaoks oli nagu see, et kui Mallukas seda jagama hakkas, ma isegi nagu ei võtnud seda veel nii tõsiselt või ma olin nagu mingi, et ta ongi konkurent, on ju, ja mingi paneb üle veits, on ju. Aga siis ma läksin nagu ise vaatama, mis asi see That's It siis on ju. Ja ma ei tea, nagu selles mõttes, äride mõttes on ju, kõik teevad, mis nad tahavad, aga kui ma nüüd ise mõtlen, et ma peaks nagu mingi koostöötoote tegema, on ju. Ja siis sa vaatad, et see on nagu bränd, mis müüb mingi fake labuubusid ja fake mingi ugi neid asju, mingi ugi slipperid umbes mingi 16 euriga, on ju. Et kas selle ettevõtte see majandusaasta aruanne või mis iganes, mis seal see inforegistris on ju, see ei olnud kõik miinuses seal või? No vähemalt selle peal, mis Mallukas jagas, siis oli küll, jah. Screenshot täiesti, kuidas kõik oli punane, mingi maksuvõlad ja asjad on ju. See oli päris hull, jah. Ja siis Brigitte paneb oma story's, et ma tahtsin teha koostööd ettevõttega, kes on usaldusväärne ja kvaliteetsete toodetega. See, jah, kogu see teema lihtsalt nagu... Vabandust, aga mis koostöö see seega on? Sukapüksid? Ei, selles mõttes minu arust nagu tehke neid igast koostöötooteid, see on nagu tore, on ju. Ja ma näen, et nagu sukapüksid on mingis mõttes nagu tema brändingu mõttes, see läheb kokku, on ju. Seda küll. Et tore, võib-olla ongi head sukad, on ju, selle kohta midagi ei ütle, aga lihtsalt see, et kas sa nagu nii suure nimega, peaksid nagu tegema sellist koostööd, eriti arvestades, et tal on olnud ju meedias draama sama teemaga põhimõtteliselt, et ta ostis fake asju, on ju. Et kas tal on nii savi või ta ei teinud oma researchi või nagu ma ei kujuta, et... Või siis ettevõtte maksis talle lihtsalt väga hästi raha. Ka variant, et saada nagu pilti. Ja mis asi see on, et sa nagu... Facebookis ainult toimub müük nagu. Nagu see oli mu jaoks kõige rohkem, et
sa oled veel vaata ise mingi juura valdkonnas ka või ma ise mõtlen, et kui ma nagu natukenegi olen mingi avalikus nagu maailmas sees, siis see on nagu nii punane lipp mingi sukse asjaga koostööd teha sest nagu. Facebooki müük on täpselt selline, et sul ei ole väga nagu mingit nagu kliendi õigusi. Ja sa ei tohi tegelikult müüa Facebookis. Minu meelest sa võid marketplace'is, aga seal on niimoodi, et sa võid nagu umbes, sa võid nagu hulgitooteid vist müüa. Ja midagi sukest. Aga seal on mingi oma see policy nagu taga, aga minu meelest ka Facebookis müük, halloo, inimene, sul on koduleht. Ja. Kas sellel Tatcitil siis ei ole kodulehte või? Ma ei tea. Ma ei tahtnud sellesse teemasse üldse süveneda, sa oled nii närvi nagu, sa mõtlesid nagu täiesti kaotab. Aga üks asi oli veel, mis Mallukas minu meelest oma stories jagas ka. Ma ei mäleta nüüd, kas seal subscriberite stories on ju või tavalises, aga mingi pilt, kuidas ta siis näitas neid sukapüksi on ju, see Brigitte. Ja siis mingi pilt oli, kus ta see sukapüks oli juba katki. Ja ma nägin ka seda. Et nagu need on nii vastupidavad sukapüksid, et nagu sa katki esimene kord, kus jalga paned. No vaata, see on ka minu arust see koht, kus nagu tuleb sisse see nii-öelda väikeste kreatorite vahe ja siis, kui sa lähed nii suureks, et sa ei jõua reaalselt üle kontrollida kogu oma sisu, on ju. Sest ma olen aru saanud, et Mallux ja BSA ja kõik nad panevad storiesi ka nii, et nad tegelikult ei vaata neid väga vist üle, on ju. Vaid sest sa ei jõuagi seda mahtu nagu kuidagi objektiivselt vaadata, on ju. Aga koostöö mõttes see on siuke asi, mida sa peaks nagu mingi kullisilmadega üle vaatama, on ju. Kus vaata, ta reklaamis seda nii, et see on nagu räme secret project, mis ta ütles, et esimesed mingid samplid, mis ta selga proovis, oli mingi märts või aprill või. Et sellest on ikka nagu korralikult möödas, on ju, et nagu ma oleks siis eeldanud mingi ülikõva firma, aga koduleht kusjuures ma nüüd hakkasin researchi tegema, neil on koduleht, mis tundub, et on puhtalt selle jaoks tehtud, sest siin on nagu kohe suurelt plakat ees mingi see nagu BSA kolläbi asi ja siis siin on nupp tellima, mis viib Facebooki. Kuidas see reaalne on? Ma ei tea. Sellel peab olema mingi põhjus. Ja ma mäletan, Brigitte ütles oma stories, et Facebooki tellimine on sellepärast, et seal on kõige rohkem inimesi või mingi umbes, vabandust, aga mis asja? Miks sa siis oma seda lauamängu või mis iganes kaardimängu ei müünud siis Facebookis? Ei, see on kahtlane, sest et mina tean, et näiteks kassimüüjad, ma olen vaata nii sees sellest teemast praegu, et nemad näiteks täiega jälgivad seda, et nad ei pane postitussesse nagu seda mingi sõnaliselt, et müüa või mingi see hind, sest et sa ei tohi Facebookis müüa sest see postitus võetakse maha lihtsalt nagu. Kui see ei ole mingi grupis on ju, mis on mõeldud täpselt selle eesmärgil, vaata on ju mingid müüa, mööbel on ju näiteks, et sa tead täpselt, et seal on kõik mingid reeglid ja blablabla, grupireeglid. Ja kuigi ma ei tea, kas isegi seal tohib aga müüa. Aga Marketplace'is ju võib. Marketplace'is võib, jah. Aga ma arvan, vaata, seal ongi see tsensuuri teema, et nad tahavad, et kõik müügid toimuks siis seal Marketplace'is, on ju. Et see on nagu veits rohkem hallatav, on ju. Aga sellega peaks ka nagu rohkem kurssi viima, sest me ei ole nagu nii kursis. Aga kahtlane, väga kahtlane. Et nagu, kas see oli nüüd siis see aasta kollääb? See on juba igaühe enda vastus. Et kas sa läheksid need sukapüks ostma või? Kui palju maksid üldse? Ei, nad vist ei olid okeinnaga või? Aga kas sa võitsid vaadata või? Mis nad nagu maksid? Ma proovin otsida. Ma tean, et ta ütles, et need on väga odavad. Ja, ütles jah. Ja minu jaoks väga odavad sukapüksid on 4,90 Rimis. Mu mälu järgi, kas nad olid äkki mingi 16, aga ma võin pange panna, ma vaatan kohe. Kui nad on 16, siis see pole ka tegelikult halb hind. Nii-öelda saad kvaliteet. Ei, minu arust nad ei olnud ja kallid. Nii, oota, kas neil on üldse hind? Kas Facebookis üldse hinda näeb? Oota, näeb. Jah, 16,90 on vähemalt ühed siin. Okei. Aga hinna mõttes, selles mõttes ei okeid. Nagu ma ei ütle midagi halbast, ma ei ole proovinud. Vaata, võib-olla on tõesti väga head sukad, on ju. Et never know, ma ei tea. Miks need peaksid olema paremad kui teised sukad? See tekitab, kus see nagu konkurentsi koht tuleb siin, et sa nagu trumpad üle konkurendi? No vaata, siit tulebki nagu see vahe minu jaoks, et ta reklaamis seda algus nii, et mina mõtlesin, et see on mingi välismaa bränd, mingi üli kontrollitud, mingi kõik, on ju. Et nagu ütle ausalt, nii nagu on, vaata, ja siis inimesed võtavad ka paremini, ma arvan. Ma arvan ka. Sest jälle näitena see mu lemmik YouTuber välismaalt, on ju, kui ta tegi oma collab nagu riidetoote, ta tõi nagu mingi meeletult pikad tõendid selle kohta, et kust see materjal tuleb, on ju. Ta võttis nii tükkideks nagu selle, et tõestada, et see on nagu päriselt kvaliteet, on ju. Mis on ka nagu mõistlik, kui sa ikkagi pöördud ju oma kliendi poole, kes hakkab sinu toodet ostma. Just, ja kui sa oled nii suur nimi, vaata, siis sa tegelikult
tegelikult nagu sa pead tegema seda nagu väga läbimõeldult ja läbipaistvalt. Ja issand, okei, selle teema lõpetuseks võib-olla. Mind ajas veel kohutavalt närvi nagu Brigitte suhtumine oma nagu klienti, kui ta võtab nagu seda, et sina praegu peaksid ostma need sukapüksid. Ta pani oma story'sse pildi nende sukapükstega ja siis pani ma ilmselt niikuinii unustan edaspidi tagida selle sukapüksi brändi siia, et te teate ise, kust otsida. See näitab, et sind ei huvita müük. Sind ei huvita? Aga tead, seda ma olen natuke üldse vaadanud tegelikult kõigi nende suurte influkate puhul, et nagu brändina mind häiriks paljude nende suhtumine. Et okei, ma saan ka mingis mõttes aru, et tõesti ongi, sul on nii palju koostöid, on ju, ja sa ei jõua nagu kõiki mingi kandikul kanda, on ju. Aga jah, ma ei tea, brändina tahaks nagu teistsugust suhtumist. See on ka siuke pikam teema, mida võib-olla kunagi mingi inimesega juba arutada, on ju. Ja, võib-olla küll. Lähme edasi. Nii, mis mul siin... Mul on järgmine artikkel, mis oli minu jaoks väga huvitav, oli siis see, et kaks nagu sarnast, mis on siis Eurovisiooni teemal, on ju. Ja üks nendest on siis see, et Elisa Kolk püüab Eurovisioonile saada siis San Marino esindajana see aasta. Päriselt või? Sa ei teadnud või? Ei, ma ei teadnud. Okei. Et Elisa Kolk siis... Ma loen nagu siit alguses, sest et Lili saaks ka kaimu või keegi veel. San Marino Eurovisiooni fännid rõõmustavad, et Elisa Kolk, artisti nimega Elisa, pürgib taas Eurovisioonile nende esindajana. Eesti Laulul mitmeid kordi õnne proovinud Elisa pürgib sel aastal San Marino esindajana Eurovisioonile. Elisa on tegelikult ka San Marino esindajana korra varem proovinud Eurovisioonile saada, see oli aastal 2018, mil teiste seas oli ka Artjom Savitski. What? Okei. Aga mis on selle nagu puhul kõige huvitavam on see, et siin on siis väike nagu lause sellest, et Elisa sõnas ka Õhtulehel, et taas San Marino Eurovisiooni eelvoorus osalemine ei olnud tema otsustada, vaid lauljatari meeskond olevat lihtsalt ta laulu sinna saatnud. Issand, see kõlab nagu mingi... see ei kõla nagu üldse mingi tervislik töösuhe, see küll ei kõla nagu. Kuigi nüüd mul tekib nagu küsimus, on ju. Minu meelest nüüd ju paar päeva tagasi tulid välja selle aasta Eesti Laulu laulud. Ja keegi kuskil ütles, ma ei mäleta, kes see oli reaalselt, kas see oli kuskil raadios, aga ma tean, et ma kuulsin seda, et ta proovis täpselt selle sama lauluga Eesti Laulule ja ta ei saanud. Ja nüüd mul tekib küsimus, et kas sa ütlesid seda lihtsalt sellepärast, et nagu jätta muljet, et mind saadeti vaata, et nagu ma ei teadnud isegi. Või et sul oli lihtsalt nagu veits vaata ikka nagu mitte piinlik, aga see, et sa ei saanud isegi Eesti Laulule. Ja siis ma mõtlengi, et nagu... Ma eriti muidugi ma ei tahaks uskuda, et ta nagu niimoodi mingi bluffib sellega. Aga miks sa järsku siis San Marino sellelt sama lauluga? No seda jah, ma ei kujuta, aga see on vaata ka läbi probleem minu arust üldse, mis nagu mind nii närvi ajab selle Eurovisiooni puhul, et miks inimesed esindavad mingi täiesti nagu suvalist riiki. Et see rikub nagu selle pointi nii ära mu jaoks. Ja meelest ka. Aga väga huvitav, sellepärast Andrei Sevakin minu meelest enda videos ka veidi nagu rääkis sellest, et ta nagu mainis, et ta tegi mingit livestreami vist või midagi, kes ma lihtsalt lambist klikkis, nii just see koht oli. Ja siis ta rääkis ka sellest, et issand Elisa esindab siis San Marinol või võib-olla seda nagu Eurovisiooni on ja siis ta oli ka mingi, mis asja vaata, et huvita, kas see oli nüüd sellepärast, et Eesti Laul oli saanud, oli seal siis midagi muud on ja. Et väga huvitav on mõelda ja mulle meeldib ka see, et Elisa Kolk pani enda story'sse siis mingi nagu spoilerit, mingi see on kõige parem laul, mis te kunagi kuulnud olete, on ja. Et ma mingi tulen ja näitan. Ja mina arvan natukene, et see San Marino on siuke easy way to Eurovisioon, vaata. Sest et San Marino on alati olnud väga nõrk. Kui me vaatame nagu üldpilti, et neil on siuksed väga bängerid olnud ikka väga üksikutel aastatele. Minu meelest finaaliprotsent on neil ka päris väike. Ja sinna saada vist, nagu sa võrdled, Eesti Laul on vist minu meelest üks suurimaid nagu neid enne Eurovisiooni konkursse üldse. Koos see Melodien festival, mis on siis Rootsis on ja nüüd Soomes tehakse ka ja ta läheb nagu ainult suuremaks, aga meil on esimesed üks tegid siukse asja üldse, et ongi raske, ongi. Aga väga huvitav nagu mõelda, või üldse nagu vaadata, mis edasi saab selle Elisa Kolgiga. See on päris põnev, jah. Aga eks neid näiteid on ju olnud minu arust, kas see sama mingi saunalaul, vaata, kas sellega ei olnud see teema, et nad nagu proovisid algus mingi enda riigi alt ei saanud ja siis läksid nagu teise. Kuule, hea küsimus, seda ma ei teagi. Sest minu arust seal oli ka mingi siuke teema. Käis kunagi ju Šveitsi No esindamas. võt on ju, et jah, neid näiteid on nagu olnud, on ju.
ja noh, meid ennastki on esindanud, on ju teiste riikide esindajad. Ei, muidugi, seda muidugi. Lihtsalt nii huvitav, kui meie väiksest riigist lähevad nagu... Ja, on küll, jah. Aga väga huvitav, selles, kui on hea laul. Põnev jälgida, on ju. Miks mitte? Et lihtsalt huvitav on mõelda, et mis selle kõige taga on, millest me kunagi teada ei saa, on ju. Ja teine see sarnane teema oli vaata see üldse Eurovisiooni see kriis, mis praegult on. Ja panin ka selle. Siin on, jah, see on ju Eesti osalemise küsimus ka, et mitu riiki on öelnud, et nad ei taha osaleda, kuna Iisraelil lubatakse osaleda, on ju. Praegu vist on öelnud ära siis Iirimaa, Holland, Hispaania ja Slovakkia äkki või? Või Sloveenia. Ma ei pannud endale kirjutama. Näed, ongi. Pärast eilset otsust teatasid Hollandi, Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia ringhäälingud kohe, et otsus lubada Iisrael võistlusele tähendab seda, et nemad boikoteerivad. Mis sina arvad? Me ei pea nagu laskuma sinna, ta on nagu ülimalt poliitiline ja ma arvan, et see nagu iga ühe enda asi, mis ta sellest täpselt nagu arvab, on ju. Aga lihtsalt üldiselt, kas meie praegu peaks minema või peaks? No ma ütlen nagu puhtalt oma sellest vaataja perspektiivist, et nagu kui Eesti ei osaleks, siis ma oleks nagu nii pettunud. Ei, muidugi. Ja no üldse vaata iga riik, kes nagu ära kukub Eurovisioonilt, noh minu jaoks on ta nagu alati olnud selline, et me ei peaks seda Eurovisiooni võtma nii poliitilisena, vaid nagu lihtsalt see, et me tuleme sõbralikult riikidena kokku, teeme midagi toredat, on ju, ja jätame nagu poliitika kõrvale, et noh, see on pigem nagu minu suhtumine. Noh, mul on muidugi hästi suur nagu asi ka see, et ma ei ole ennast selle Iisraeli teemaga nagu üldse kursis hoidnud. Et noh, ma saan aru enam-vähem, mis seal toimub, on ju, aga ja noh, ma saan ka aru nendest nagu riikide otsusest, kes on nagu loobunud, on ju, ja nagu veits on see hirm, et äkki Eesti otsustab sama või äkki neid riike tuleb veel, on ju, aga ma ei tea, minul on nagu selline seisukoht, et selle Iisraeli teemaga ka ma olen nagu natuke olnud kursis, aga ma ei ole väga tahtnud olla, on ju, nagu niivõrd nagu õudne teema. Ja ma täiesti saan aru, miks praegult riigid boikoteerivad ja ma ei imestaks, kui Eesti teeb samamoodi, aga mul on täpselt sama nagu sulle, et ma nagu nii vihkan, kui poliitiliseks on läinud, et mul on lihtsalt vaatajana nagu nii kurb, sest et see hakkab nagu vaikselt välja surema. Lihtsalt sellepärast, et poliitika on nagu üle võtnud selle ürituse, on ju, et see peaks olema, mis see põhilause mingi United by Music, on ju, et nagu ei ole ju selles mõttes United by mingi poliitika, vaata, et see ei ole ammu enam see. Ja minu nagu suhtumine sellesse on see, et praegu nagu on huvitav jälgida, mida siis Eesti nagu teeb, et kas ta läheb praegu kaasa sellega, et ta boikoteerib, et praegult on ju 5 riiki öelnud, et on ju, me ei tule, on ju, ja üks nendest on ka ju suur riik, Hispaania, kes saab alati otse edasi ja noh, tegelikult Holland on ka ju siuke suur, on ju. Või siis teine variant on see, et järsku nagu kõik lepivad kokku, et me ei osale ja siis tuleb teha nagu mingi otsus, on ju. Aga mina olen selle poolt, et Iisrael oleks pidanud jääma välja. Ja selle poolt ma võin ka öelda, et ma oleks nagu pooldanud seda. Ja vaata, isegi mingid reeglid muudeti sellepärast, et nad saaksid osaleda, mis näitab, et see ei ole puhas asi enam. Et no sorry, aga nagu kui me peame reeglid muutma sellepärast, et üks riik saaks osaleda nii-öelda legaalselt, siis see näitab, et see riigi maine ei ole puhas. Aga kas Venemaa ei saa praegu osaleda, on ju? See on selle Ukraina seda enam, on ju. Noh, see on jah, mu jaoks nagu see konflikti koht, et kui me nagu ühel riigil lubame ja teisel mitte, on ju, et noh, see on nagu väga suur konflikt, et teeme siis nagu ühtemoodi, on ju. Täpselt, et kui nagu Ukraina ja Venemaa on nagu ilmselges sõjas, mis on nagu tingitud ikkagi Venemaa tõttu, on ju, siis Venemaa ei saa osaleda. Nii, nüüd on Iisraeli teema, on ju, kogu see jama, mis seal on ju, ilmselgelt nagu võiks ka ju siis jätta ta nagu kõrvale, eks ole. Et noh, fakt on see, et kui praegu Iisrael osaleb ja teised osalevad ja et see ikkagi toimub nii, nagu ta peaks, siis ma olen suht kindel, et Iisrael võidab selle Eurovisiooni. Arvad või? Ja sellest on nii kirjutatud ka, sest et üle maailma nii palju ikkagi neid juudirahvusest inimesi on ju, pluss nagu alati siuke konflikt nagu tõmbab inimesi rohkem hääletama, on ju. No ja neil vist ju eelmine kord läks ka mingi ülihästi. Ja nad said ju mingi teise koha või? Meie jäime 3. Ja kõik olid tegelikult ülivihased, on ju. Et tõesti nagu päriselt veits hirmus on mõelda, mis saama hakkab sellega, kui see nagu niimoodi edasi läheb.
et jah, aga see on ka jälle vaata selline asi, et me ei ole nagu mingid eksperdid, on ju, raske nagu võtta sõna sellel teemal, on ju, et eks igaüks ju teab, mis ta ise usub, on ju. Aga fakt on see, et tuleb nagu huvitav halvas mõttes ja heas mõttes. Et aga lihtsalt Eesti Laulu lugudest me jõuame veel kindlasti lähitulevikus, tahaks nagu eraldi episoodi teha, on ju. Et äkki saamegi veits kuulata midagi. Ma ütlen siia vahele, ma ei pannud seda algselt nagu eraldi teemana, aga ta natuke seostus mulle lihtsalt selle teemaga praegu, mõtlesin ära mainida, et ma nägin, ma ei tea, kas sa tead seda Alvar Lonks. No ühesõnaga, ta jagab vahepeal mingeid asju Instas, mis on sellised vastuolulised, on ju. Ja siis ta eile või millalgi jagas seda Trumpi asja, et ta sai mingi FIFA selle rahu auhinna midagi siukest. Lõpeta, ma vaatasin seda nii palju. No see minu arust läks ka täiega sellesse kategooriasse, et nagu, mis maailmas me nagu palun elame, et noh, see näitab kohe seda, et USA korraldab midagi, kus on nagu inimene, kes ülistab ise ennast. See on nii lappes medali. Millest me räägime? Ma ei tea, kas sa nägid seda mingit klippiga, kus kogu saal hüüdis mingi USA. See oli täpselt siuke teema, ma nägin nagu korra seda teema, mõtlesin, ma ei taha nagu rohkem, lihtsalt nagu miks siuke asi nagu üldse eksisteerib, sest vaata see eestlane nagu postitas ka, et algus mõtles, et see on nagu mingi AI video, vaata. Ja see on nagu reaalne. Reaalselt ja nii lappes ja kõige haigem on see, et kuna see toimub siis USA-s, on ju, ja USA-s on väga popinud mingi halftime show'd, siis sinna tehakse ka halftime show. See ei ole see koht, nagu palun minge ära lihtsalt. Miks see USA nagu kõik ära rikub? Sa paned ise endale medali kaela, nagu mingi rahuau, sest ta ei saa Nobeli preemiat, siis ta paneb endale kuradi FIFA preemia kaela. Ei noh, muidugi, kui saab, siis miks mitte. Muidugi ta saab. Ja vaata, sa paned veel ise endale. Nagu, sorry. Ma ei kujuta ette. Maksud keegi kinni, et ta sulle siis selleks kaela paneks või midagi, on ju, aga ei. See on nagu ikka illustreerib hästi, mis maailmas me elame nagu. Tõesti. Aga tead, ma võtan siit ühe järgmise käest, see ei olnud mul nagu eraldi see pika arutelu teemana. Ma jõuan tagasi meie toredate koorekihi või mõjuisikuteni. A-rühma influencerite juurde. See PSA ja Mailuka romantiliste videote teema, need romantilised reklaamvideod Vaagenkülis ja Lõuna-Eestis, on ju. Mõtlesin, et ei saa üle ka ümber sellest, kuigi nagu oli juba mõni aeg tagasi, on ju. Aga ma ei tea, kas sa vaatasid neid. Mina vaatasin ka, mis tundeid tekitas? Minu meelest see Brigitte video mulle ei meeldinud. Mulle ei meeldinud see näitlemine ja minu meelest see nagu täpselt nagu minu meelest see Märten Malluka siis elukaaslane või abikaasa siis on ju, võttis ka sõna minu meelest selle teemal ülihästi, et ütles ka, et kas niimoodi siis reklaamida Lõuna-Eestit on nagu flanellsärgis mees, kes mudib sind ja teeb sul samal ajal piparkokk, et kas see on nagu see rohkem on Brigitte mingi elulugu kui see, et me reklaamime Võru kui kohta, kuhu tulla chillima, on ju. Aga minu meelest see, mida nemad tegid, oli nagu perfektne. See olekski võinud olla mingi selline, et see on nagu natuke läbi huumori prisma, et sa saad aru, et see on natuke naljaga, on ju, aga nad näitasid mingid asju, näiteks Alexala võileib. Sul jäi see meelde tegelikult, mingi kilu võileib, on ju. Aga Brigitte videos oli lihtsalt nagu mingi armastuslugu, mis oli nagu tegelikult fookus oli nagu mujal, on ju. Ma ei saanudki aru, et nagu, mis mulle siis kõige rohkem meelde jäi, see, et ta mudistada enam-vähem. Et nagu minu meelest Maljukas ja Märten tegid nii hästi selle enda omaks nagu selle kogu asja ja minu meelest on täna vist rohkem vaatamisi ka sellel. Ma isegi ei ole niimoodi vaadanud, aga nagu see üldse, kui kiiresti nad reageerisid vastu ja jõudsid ja ma olin nagu täiesti, kuidas sa nagu toodad nii kiirelt siukse asja. Märten ongi mingi gigatootja. No ja üldse see, et mingi iga päev mingi postitavad mingid asju, nii kiirelt tuleb neil. Aga ma ei tea, mina isegi olin nagu see tiim, kellele tegelikult meeldisid nagu mõlemad need videod ja see oli nagu turunduslikult äge lüke nagu mõlema poolt. Ei, seda muidugi. Ma olen nagu jäänud seda mõtlema, et huvitav, kas see nii-öelda PSH versioon, me muidugi esitleme seda nagu see oleks mingi tema tehtud tegelikult selle vist mingi agentuur, aga ma olen jäänud mõtlema, et huvitav, kas see saab mingi kuld selle muna nominatsiooni või kuskil, no seda vist ka arutleti kuskil. Et ma tegelikult mingis mõttes arvan, et see tõenäoliselt me veel kuuleme sellest nagu mingi nominatsiooni raames. Lihtsalt puhtalt sellepärast, et ta oli nagu tuntud nägu Lõuna-Eestit reklaamimas, mis nagu ei kuidagi, nagu pole ammu olnud siukest asja kuulda vähemalt, on ju. See on täpselt siuke teema, mille kohta ma tahaks nii väga vaata neid nagu seda insight infot, et nagu
kellel tekkis siuke mõte, sest see oli nagu väga selgelt nagu BSH järgi kirjutatud. Muidugi tema mingi elulugu, kohtumenetlus, mis oli minu ja ma teen ära. Sa pead kohtus mida hästi esindama. Jaa. Et noh, nii huvitav oleks teada, et kas see nagu tuli kuidagi läbi mingi tuttava, või nagu päriselt keegi istus laua taga ja mõtles, et vot see nüüd oleks see õige viis Lõuna-Eestit turundada, Me praegu siin ongi, ma vaatasin siis selle Visit South Estonia Brigitte versioonil on 75 000 vaatamist ja ta on 13 päeva üleval olnud. Ja Märtani ja Maljuka oma on siis olnud 9 päeva üleval ja 55 000 vaatamist. Ehk siis 20 000 vaatamist on vahet, aga neil on vähem see üleval olnud ja neil ei olnud ta ikkagi nagu kampaania. Lõpus video. Muidugi, aga selles mõttes igal juhul ma arvan, nagu vaata mõlema versioonid täitsid oma eesmärki ja tegid nagu reklaami korralikult ja said seda kõlapinda. Mul on tunne tänu sellele, et see Brigitte asi oli natuke nii-öelda nagu võib-olla mõne jaoks halvem, siis tänu sellele see reklaamis rohkem seda Lõuna-Eestit, sest et siis hakati välja tooma, et seal on nii palju rohkem, et selles mõttes see nagu töötas ja võib-olla see oli eesmärk. Jah, ma ise jäin ka mõtlema, ma ei imesta, kui nad nagu taotlesidki sellist reaktsiooni. Et sealt tulebki nagu kui sa valid BSH, vaata, ma arvan, see käib raudselt su peast läbi, et nagu see võib jõuda kuhugi sinna. Muidugi. Et aga ongi täpselt see, et tegelikult ei ole nagu seda head ja halba tähelepanu, et igasugune asi on tähelepanu. Tõesti. Nii, mul on nüüd viimane. Meil hakkab siin aeg ka juba vaikselt täis tiksuma. Nii kaua plakutan täitsa kohutav. Aga mul on viimane siuke natuke nagu, ma ei oska öelda halvas võtmes, aga mida ma tahaks seda teemat lihtsalt korra arutada. Et pandi nüüd 1. detsember üles armas paar Lauren Villmann elas koos Kallimaga Eesti korvpallikoondisele kaasa, Ja see on pildid nagu temast ja sellest uuest Kallimast ja üleüldse temast on nii palju artikleid, et tal on nüüd lõpuks uus silmarõõm ja mingi Kas meie meediana peaks nagu kajastama inimese eraelu nagu nii lähedalt? Eriti kui ta ei ole, vaata nagu Brigitte ja Maljuks natuke teine asi. Nad on sellised, kes rohkem pressivad ennast sinna meediasse. Nad teevad kõiki asju tolla pildis kogu aeg, kes siis neid järsku häirib, või ma ütleks nagu eriti Brigitte puhul, kui nagu näiteks tehakse mingi selline story sinust, Aga see Lauren kuidagi tundub nii siiras ja nii siuke soe inimene ja ta hullult hoiab nagu oma eraelu lahus, vaata nagu selgelt, et nagu laste nägu ei näita, vaata ja mingi, kas kui ta selle Tanel Padariga koos oli, et see kõik oli hästi privaatne. Ja nüüd siis on nagu iga uudis selles, et kas ta leidis uue silmarõõmu nagu, jätke rahule, vaata. See on ka minu jaoks siuke, et seda avalikku huvi tegelikult ei ole, vaata. Ei olegi. Et mina ka nagu nägin seda artiklit ja ta oli täpselt siuke, et okei, ma nagu korra klõpsan lahti, et tegelikult ma ei süvene, ma ei lähe edasi, sest et see ei tundu nagu siuke, et seda peaks kajastama, vaata. Ja mul on ka tunne, et see on natuke siuke nagu mingi kiusamine veits, vaata, et ta ei ole ju ennast ise surunud kunagi selle suhte teemaga nagu ekraanile ja ta on ju avalikult tunnistanud, et tal on väga raske olnud see kõik nagu see lahkumine siis sellest Padarist on ju ja kõik see nimevahetus ja kõik see, et ta lõpuks leidis nagu kellegi enda kõrvale, kes siis on talle päriselt hea, on ju, nii palju ta ütles, aga ta räägib sellest üliminimaalselt. Ja siis sa paned nagu, ta ei saa isegi korvpalli vaatama minna. Jaa, aga samas vaata, tead, mis mina tema puhul panin kirja, et meil oli vaata hiljuti siin see Baltimaade mõjukamate sisuloojate tabel, on ju, ja ta oli seal 12. Ta oli eespool näiteks BSH-st, Istost, Kris Poisist, Kelly Sildarust, Laura Rannaväljast, et kui me niimoodi võtame, et vaata, kui palju näiteks BSH kohta on ju, kõik ju võtab kõik, mida ta teeb põhimõtteliselt ja see saab klikke räigelt, on ju. Ja kui me võtame, et ta seal mingis tabelis oli 2 kohta eespool isegi, on ju, siis selle vaatenurga alt ma nagu ei imesta, on ju. Aga samas jällegi, vaata, näiteks minu meelest see Lauren on selline sisulooja, kes päriselt toodab nagu kasulikku sisu. Ülihead soovitused ja ta ei ole nii-öelda see nagu, halb on nagu öelda, et nagu see kloun seal nagu suures saalis on ju, et ta on täpselt vastupidine sellele, et meil on nagu nii palju neid kloune nii-öelda siin ka, on ju, mitte nagu üldse halvas mõttes, aga need, kes ikka rohkem ei meelt lihtsalt lahutavad. Ja selles mõttes ma täiega ka imessin, et ta näiteks seal tabelis nii kõrge koha sai, on ju, sest et ta tegelikult mul ta näiteks, ta ei jõua feedile, ma jälgin teda ja tal on nagu hea sisu, on ju, aga ta ei ole ongi täpselt see, et nagu ta ei ole minu arust see inimene, kellest nagu peaks tegema mingeid siukseid meeletuid mingi klikiartikleid ja asju, on ju, et ongi täpselt see, et ta ei pressi ennast ise niimoodi peale ja ma arvan, et selle tõttu ka nagu meedia ei peaks pressima. Täpselt, eriti kui ta on nagu öelnud korduvalt ka, et ärge palun kirjutage minust mingeid siukseid asju ja jätke mind enam rahule, on ju, et nagu siis sa teed nagu siukse, ma ei tea.
noh, üldse vaata minu arust kõik need mingid artiklid, et mingi kes kellega nüüd kuskil oli, on ju, need on noh, tihti minu arust sellised, et noh, tegelikult kedagi ei koti, vaata. Jah, et ma saan aru sellistest olukordadest, kus inimesed ütlevad, et nad läksid lahku ja siis neid nähakse uuesti. No jah, see on nagu see, et jah, noh, praegu meil on näide BSA ja see Liinu nagu nii. Isegi tead päris nime enam. Severina Jakubauskas vist. Aga pildid on olemas. Aga saad aru, mina vaatasin seda pilti ja mulle tundus see teine mees nagu. Ei ole või? Ta oli nii teistsugune seal pildi peal. Kuule, ta oli vangis just, muidugi ta on teistsugune. Okay. Ja ju öeldi, vaata, et neid nähti ikkagi mitu korda vist koos. Ja neid nähti, jah. Et anna armi roosteta. No jah, midagi seal on kahtlast. Igatahes, kas sul on ka veel mingi viimane või? Tead, ma valin siit ühe veel ja mida ma tahaks arutada ja see oli see Diana Klassi teema, vaata, kuna tal see eluloo raamat tuleb ja puhtalt see, et ta tõi välja selle Edgar Savisaare kaardi, on ju, et neil oli see mingi salasuhe nii-öelda. Edgar Savisaarega ka või? Ja sa ei teadnud või? Seda ma ei teadnud. Okei, no see oli kuskil... Ma tean selle kellegagi Aarne. Jüri Jaarma või? Jüri Jaarma, jah. Aga jah, nüüd minu arust see tuli välja esimest korda äkki Kuurjas oligi, et andis nagu intervjuu Kuurjale ja siis seal lõhkas selle pommi, et Edgar Savisaarega oli ka midagi, on ju. No ta jäi nagu selliseks, et see oli selline mitte nii-öelda official, on ju, et aga noh, ma jäin just nagu selle teema peale mõtlema selles kontekstis, et noh, nii palju vaata arutleti, et kas see on nagu eetiline tuua niimoodi inimest, on ju, et noh, eriti kui ta on surnud. Just, et kui teda ennast ei ole, ta ei saa nagu rolli mängida, seal sõna võtta, on ju. Ma ei tea, mis sa arvad sellest, kas nagu peaks ükseid salasuhteid hiljem niimoodi avalikuseta tooma või? Enda kasu eesmärgil ei. Et sest, et praegult on nagu tal see mees, kes on see mingi Gerdo Mölder. No sorry, aga ta lihtsalt tahab selle vaese Diana pealt raha teenida nagu. Ma olen nii kindel selle sorriga nagu kogu see trall, mis seal on käinud, see Jüri Jaarmast on ju, kes ju kohtus isegi sellega on ju. Nüüd on siis Edgar Savisaar väidatavalt ka on ju juures seal ja no... Aga mille jaoks me seda nagu teeme, vaata? Või et ma sain aru, see Jüri Jaarmaga oli vist ka see teema, et oi, kuidas ta oli nii halb inimene või mida ta kasutas ära või ma ei saanud aru, mis seal täpselt kõik see... Nagu, et miks sa enam seda nagu ütled? Ta ei saa ju nagu ennast kaitsta, on ju. Ja ta perekond nagu võiks natuke saada sõna selles osas, et kas ta tahab, et tema nagu... Kas sa tahad, et sinu mees, kes on ära surnud, oleks jälle igal pool meedias sellega, milline ta oli või ei olnud? Jah, see on nagu jube konflikte teema, sest noh, mingist nurgast ma saan nagu jällegi Diana Klassist hästi aru, sest et noh, sa teedki enda eluroo raamatu ja need inimesed on olnud osa su elust, on ju, noh, mina ka kirjutaks 100%. Noh, võib-olla ongi nüüd see küsimus, et kas seda peab tegema nimeliselt, on ju, et võib-olla sa saad nagu kirjutada nii, et sa räägid lihtsalt, et mingi tuntud poliitik on ju kunagi või noh, midagi siukest, et noh, kas on vaja nagu see nimi välja saada, on ju. Et selle nimega tundubki vaata see, et see tähelepanu nagu tõmmatakse mujale. Ja vaata see Gerdo Mölder on ju veel nagu nii kaval, et ta postitab eraldi neid nuppe, mis näiteks oli sellest Jüri Jaarmast oma Facebookis ja et loe, see tuleb raamatust. Et nagu, kas me räägime nüüd Diana nagu raamatust või me räägime, et vaata, loe, mida Jüri Jaarma tegi, vaata. Ja inimesed, kes teda väga austasid ja teda väga armastasid, on ju, muidugi nad ju loevad seda. Et noh, ma tean ka sellepärast ainult sellest, et mul nagu ema rääkis, et ta postitab siukseid asju, et kas see on nagu eetiline, on ju. Noh, mina usun nagu seda, et ma arvan, Diana Klass ei tee seda nagu tähelepanu eesmärgil, et ta raudselt teeb seda südamest nagu lihtsalt see, et ta tahab nagu südamelt ära saada, on ju. Ma arvan ka. Aga jah, seal on küsimus nagu, et... See elukaaslase teema, on ju. Et see nagu tead nagu... Vaadates talle nagu Gerdo Möldri minevikku, siis ma ei imestaks. Ja noh, vaata teine asi on ikka ka see, et nagu... kas sa pead minema mingi vaata ala telesse rääkima sellest, et võib-olla kui see jääks lihtsalt sinna raamatusse, on ju. Ja, et ei kommenteeri. Jah, et siis tõenäoliselt oleks endal ka elu kergem, et ta ei pea mingi kohut mööda jooksma, on ju. Täpselt. Et kuidagi kummaline värk ja nagu üldse see raamatutes nagu eriti surnud inimestest rääkimine tekitab mul täpselt selle tunde, et kui sa räägid nimega, siis tal peaks olema justkui võimalus öelda oma sõna, tal ei ole, on ju. Et nagu igatahes see raamat läheb laivi, nagu ma aru sain, ja kõik on nagu kohtuotsused nii-öelda läksid nii tema kasuks jõusse, on ju. Mis nagu mingis mõttes oli nagu natuke loogiline, et vaevalt see raamat ära keelatakse selle ja sa ei saa mingit tsensuurida, on ju, Eestis. Et siin on puhtalt, ma arvan, siuke isiklik see, et nagu kas sa nagu tunned ennast halvasti või mitte, on ju. Aga tead, Diana Klass on väga nagu armas inimene ja väga nagu Eesti ikkagi siuke
kuidas sa ütled, nagu siuke oluline nagu kuju onju. Aga lihtsalt mul on tunne, et ta sattus nagu natuke valede inimeste otsa. Oma teel. Ma olen nõus vist. Aga jah, ma ei teagi. Igatahes kuule, meil oli mega huvitav episood, see oli juba nagu kaua kestnud. Ja siin jätkuks veel nagu. Et ma arvan, et siukseid asju oleks väga tore nagu tihemini teha, et nii palju huvitavat asju peale kogu aeg meie ajakirjandusinimesed. Et väga huvitav. Ja kindlasti minge võtke siis osa loosist. Värska Velli loos, kui te seda kuulate, on üleval. Saate osaleda, saate võita. Like'id, jah. Just. Asju igal pool. Ja ma loodan, et teile meeldis see episood. Ja, ma loodan ka. Olgu, aga näeme siis juba järgmine nädal. Ja, teeme nii. Tšau!